Kui ma olin, ütleme, varateismeline, oli mul suur kangelane, Meelis, kelle vaprusest olin lugenud nii kooliõpikust kui ka raamatust, mis meenutas vägagi dokumentaaljutustust. Ma ei olnud muidugi kaugelt ainus, kelle jaoks Meelis kehastas midagi eriti märkimisväärset. Enn Kippeli noorsoojutustus oli ju kohustuslik kirjandus meie koolides ja nagu selgub, on paljudes koolides tänagi. Kuid nüüd saab avalikult küsida ka seda, miks ja kuidas 13. sajandil elanud Meelis pandi tööle Nõukogude Liidu ajupesumasina huvides. Seda lugu vaprast Eesti noormehest Meelisest, kes võitles kunagi ristisõdalaste vastu, alustame Tartust Kassi Toomelt, selle mälestusmärgi juurest. Kas tuleb tuttav ette? Anname ühe vihje. Nõukogude ajal hakati 4. klassis sellest Hillar Palametsa õpiklugemikust tudeerima Eesti esiajalugu. Skulptuur on kunstnik Olav Männi kunstikooli lõputöö Eesti ja vene rahva vääramatu sõpruse kandjatest. Nii tollal väideti. Üks ajalooline isik, vene vürst Vjatško ja teine välja mõeldud Eesti poiss Meelis. Uurisime, kas Nõukogude noorte vapruse ideaal Meelis on tänaseni meeles. Kas sellist raamatut olete näinud? Olen küll näinud, kunagi lugenud ka isegi, jah. Mäletate, kes oli Meelis? Ähmaselt mäletan, aga ma isegi ei suuda vist nagu seda sõda paika panna, kus ta tegutses. Kes võiks olla Meelis? Kui ma pakun, siis äkki mõni vana Eesti viiking enne 13. sajandit. Mina lugesin ka põhikoolis. See on väga kaua aega möödas. 12-13 aastat. Kes see Meelis oli? Väga hea küsimus. Ma ei teagi. Jääme vastuse võlgu. Kas te Meelis teate? Jaa, seda raamatut ma tean. Kui ma hästi mäletan, siis siin raamatus peaks olema selline tegelane nagu Vahur. Ja minu nimi on Vahur. Väga vähe on sellised raamatud, kus sa leiad oma nime. Aga kes oli Meelis? Vot, nüüd on see mälukene on väga lühikene, sellepärast, et sellest on väga palju aega möödas, kui ma seda raamatut lugesin. See oli 1950, kui Olav Männi, tollane siis Tartu kõrgema kunstiinstituudi diplomant, siis tegi selle diplomitööna. Esialgu oli ta kipsist, aga seda kiideti väga kõrgelt, nii et 1956. aastal siis ta valati ka pronksi. Juba varakult hakati selle kuju fotosid ja ka jooniseid sellest kujust kasutama Nõukogude ideoloogias. No näete, Meelis on tänaseks päevaks pisut unustusse vajunud, kuid Nõukogude ajal sai ta tuntuks tänu kirjanik Enn Kippeli noorte jutustusele. Seal oli juttu siis sellest, kuidas lembitu poeg Meelis koos siis vene vürst Vjatškoga siin Tartu linnuse peal võitles ja mõlemad nad siin langesid. Kui tulid välja need Eesti NSV ajalood, siis Eesti NSV ajalugu selline soliidne teo, selle kaane peal oli pilt. Ja siis, kui Palamets kirjutas ajalooõpiku 4. klassile jutustusi kodumaa ajaloost, siis seda ilmus 30 aasta jooksul üle 20 trüki ja kõigil neil on kaane peal on see pilt. Relvavendluse väljamõtleja Enn Kippeli loomingut on põhjalikult uurinud kirjandusteadlane Johanna Ross. Kui oluline teos on Meelis meie kirjandusloos? Raamat, mida on, kuidas siis üle 70 aasta koolides loetud, ilmselt mingi jälje ikkagi jätab. Ja jätab ka seetõttu, et me kujutame ju ette, et kõik, mis seal raamatus kirjas on toimunud päriselt. No see on ajalooromaani needus ja õnnistus. Kippel kirjutas enamuse jutustusest Eesti aja lõpus. See ilmus 1939. aastal laste ajakirjas järjejutuna. Kui jutustus Nõukogude ajal juba raamatuna avaldati, oli sellele lisatud veel üks peatükk, mis andis varem kirjutatule täiesti uue ideoloogilise värvingu. Lõpp on väga kurb. Võitlus kaotatakse, lahing kaotatakse. Mõlemad tegelased surevad, aga nende surmaeelne dialoog on selline. Meelis ja Vjatško lamavad kõrvu maas, mõlemal surmahaavad ihus. Et meie omad Noogardist abiga pärale ei jõudnud, oigab Vjatško. Seekord jäid nad tulemata, küllap aga kunagi tulevad ja tasuvad. Meie vaeva eest, kostab Meelis kustuva häälega. Tasuvad.
antakse siin lubadus, et kunagi tulevad venelased ja meid veel päästavad. Ja seda andis siis ju suurepäraselt lõimida Nõukogude ajalookäsitlusse. Kui ajakirjanik, nüüd suhtekorraldaja Rasmus Kage esmakordselt Meelist luges, vaimustus ta, kui tõepärane see on. Vähemalt tollal tundus nii. Ma olen armastanud ajalugu sellest hetkest alates, kui ma ennast mäletan. Ja ma arvan, et üks põhjus, miks ma ajalugu armastan, on just nimelt seesama Enn Kippeli Meelis, mida ma lugesin, ma arvan, kui ma käisin 5. klassis. Ja mind paelus just see, et kui ma läksin ka kooli ja hakkasin ajalugu õppima, siis see kõik jooksiski, rööbiti, nii nagu Meelis oli mulle õpetanud ja mulle seda teadmist jaganud. Aga ühel hetkel, kui ma läksin päriselt ajalugu õppima, siis mul tekkis hobi, kus ma hakkasin kokku ostma eestikeelseid ajalooõpikuid. Ma hakkasin tähele panema, et aga et see Vürst Vjatško, see, kes eestlastele appi tuli, et sellest ju ikkagi nagu erinevatel aegadel, erinevate võimude all on kirjutatud väga erinevalt. Aga Meelis ongi ju lugu, jutustus, kirjandusteos. See ei olegi ajalooline teos. Absoluutselt, ja seda ei saagi ju Enn Kippelile pahaks panna, et mees, kes nimetab ennast 30-ndatel väga allika truuks kirjanikuks, kes tõepoolest nägi vaeva, luges läbi kõik võimalikud allikad toonasest ajast, tegi oma varasemad ajalooromaanid samamoodi väga allika täpselt. Kriitikud heidavad talle lausa ette, et ta läheb liialt detaili, absoluutselt detaili. Aga ongi hea lugu, hea raamat. Aga ongi hea raamat. Minul tekkis ju sellesama kangelasliku loo pärast, millega see lugu lõpeb, tekkiski seesama tunnetus, et ajalugu on äge, vaata, kus eestlastel on olnud tõelised sõbrad, aga see ei ole ju tõsi. Aga kuidas sellesse raamatusse suhtuda nüüd? Tartu Ülikooli muuseumi juhataja, ajaloolane Mariann Raismaa lahkas seda küsimust muuseumis praegu Tartu varasemast ajaloost väljas olevat näitust kokku pannes. Ajalugu ei ole kunagi neutraalne. Me võiksime küsida, kas see on õige. Kas on õige kustutada seda keerulist minevikku, võib-olla teatud teemade puhul see on õigustatud, aga kui me räägime näiteks kirjandusteosest või kunstiteostest, siis nende puhul tuleks tõsta inimeste teadlikkust ja rõhutada seda, mismoodi tõesti seda monumenti või siis seda raamatut on omal ajal ära kasutatud. Näituse teine koostaja, arheoloog Margit Konsa leiab, et jutustus Meelis on tegelikult tänagi tänuväärne õppevahend, sest aitab noortel saada pilti Tartu linna asutamisest. Ta on väga märgiline sellepärast, et me võime seda lugeda Tartu linna alguseks. Et 800 aastat tagasi, kui piiskop Hermann ja teised ristilüütid vallutasid Tartu linnusse ära ja seda linna hakati siis nagu rajama siia. Rasmus Kage arvates ei peaks Meelis, mis seni kordustrükkides ilmub ja on paljudes koolides soovitatav või lausa kohustuslik kirjandus, aga ehk üldse olema teos, mida arutatakse eesti keele ja kirjanduse tunnis. Kui me otsime tänapäevases infomaailmas, kus valeinfot levitatakse igapäevaselt, otsime võimalust, kuidas lastele õpetada, kuidas ära tunda infooperatsioone, kuidas orienteerida sellel infooperatsiooni miiniväljal, siis Meelis on super hea näide. Et see võiks olla meil õpiku näide sellest, kuidas tehakse ajupesu ja propagandat. Just. Ta ei tohiks olla kirjandustunni osa, nagu ta täna on. Ta võiks tõsta kirjandustunnist üle ajalootundi või kodanikuõpetuse tundi või ma ei tea, riigikaitsetundi. Et läbi selle õpetada lastele, kuidas tegelikult mõista, et Venemaa kulutab tänase päevani igal aastal 1,5 miljardit ja kindlasti oluliselt rohkem selleks, et läbi propaganda, nii nagu ütleb ka Kapo viimane aastaraamat, just nimelt sihtida noori, luua nendes mingisuguseid valearusaamu, keerata neid oma riigi vastu ja panna neid lõpuks tegema midagi, mis on Venemaa huvides. Niisamuti on ka meie avalikus ruumis oleva kunstiga, ka Meelise ja Vjatško vetsekesega, mitte teisaldada, kustutada, vaid selgitada, leiab Kunstiakadeemia professor, vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro. Sellise ajaloo osana ta on niivõrd semiootiline, seal on nii palju erinevaid kihte, mille kaudu tegelikult niisugust värsket pilku sinna ajaloole ka heita. Propagandistlik kindlasti ta on. Võib-olla peaks ära viima.
mul on tunne, et see propaganda on juba nagu kummitus, mis ei ole nagu nii aktiivne ja kummitustega tulebki niimoodi tegeleda, et nad tuleb tõsta päevavalgele ja nad tuleb läbi kommunikeerida, et mis see oli, et ajalugu tuleb alles hoida sellisel targal moel. Kassitoomel oleva skulptuuri juurde ongi nüüd pandud selgitus, et tegemist on nõukogudeaegse monumendiga, mille idee pärineb nõukogudeaegsest ilukirjanduslikust teosest. Aga Meelise loo harutamine pani küsima ka seda, et kui see vapper noormees oli paljude Eesti noorte kangelane nõukogude ajal, kes on tänaste Eesti noorte kangelased? Aga öelge, kes praeguse aja noortel on selline kangelane, kelle poole vaadatakse Eesti kangelane, vapper Eesti noormees, Eesti vabaduse eest võitleja? Väga hea küsimus. Kui me hakkame fiktsionaalsetest tegelastest rääkima, siis kohe kindlasti Kalevipoeg. Aga niimoodi päris inimestest, ma ei tea, Eestimaal on täitsa rahulik, ei ole vaja kangelasi. Aga öelge, kes tänasel päeval võiks olla selline suur kangelane Eesti noorte jaoks? Seal on väga raske vastata, et täna võib-olla kipuvad need rüütid olema sellised suunamudijad. Ma ei oska küll pakkuda, kõik mõtted, mis mul tulevad, on natuke sellised antikangelase moodi. Kes need on siis praegu? Andrew Tate'id ja muud sarnased. Ma väga loodan, et nad ei ole päriselt kangelased. Me uurisime Tartu tänavatel ja öeldi, et võib-olla Andrew Tate on noorte kangelane praegu. Ma ei ole selles nii kindel. Kes on meie noorte kangelased? Ma ei oska sul öelda. Mina võin öelda, et minu 9-aastaste tüdrukute ja 11-aastase poisi kangelased on YouTube'i influencerid Millennials, Chris Boyce ja Artjom Savitski. Tšau, ma olen Millennial Artjom. Ja ma olen Summer Chris. Ja meie oleme Millennials. Aga ma olen sinuga nõus ajaloohuvilisena, ma tõesti arvan, et me vajaksime sellist võib-olla uut nimet marmortahvlil, võib-olla päris meelist, päris lugu, mida järgida, et lastel tekiks läbi selle ajalootunnetusega huvi ja tahtmine seista oma riigi eest, oma kodumaa eest, kasvaks kaitsetahe, soov vabatahtlikult veel rohkem minna kaitseväkke, olla reservväelane ja nii edasi. Niisiis, Enn Kippeli Meelist ei tuleks keelata, vaid seda saaks kasutada noorte kriitilist mõtlemist arendava teosena. Ja ikkagi jäi sellest loost minu jaoks õhku ka küsimus, mille üle võiks ehk ka teisel pool ekraani edasi mõelda. Kes on praeguse aja noorte kangelased meil Eestis ja miks tuleb päris Eesti oma kangelasi lausa tikutulega otsida?